Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, ma avan tänase selle töönädala eelarve kontrolli komisjoni istungi ja meil oleks ettepanek sellel täna arutada Euroopa Liidu toetuste kasutamist ja kolmapäeval arutada Riigikontrolli kontrolli aruannet Transpordiameti loomine ja selle tulemused. Kui see on komisjoni liikmete vastu võetud, siis ma oleksin päevakorra kinnitatuks. Ja Euroopa Liidu toetuste kasutamine on väga aktuaalne teema. Ma võtan selle teema sisse, kuna see on, esiteks puudutab see niisugust majandusperspektiivi, et neid tõhusalt rakendada ja sellega siis ka sisenõudlust tekitada lisaks nendele projektide eesmärgistatusele eraldi võetuna. Ja teiseks on see ka nüüd aktualiseerunud hoopis teisest aspektist ja see on siis Euroopa Liidu Rearm Europe komisjoni algatuse puhul, mis käsitleb ka siis üldjoontes võimalust struktuurvahendeid kasutada siis ka mingit tüüpi kaitseinvesteeringuteks. Ja selles kontekstis olemegi palunud Rahandusministeeriumi esindaja, mul on hea meel tervitada siin Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna välisvahendite talituse proua Triin Tomingat, asjatundliku ametnikuna, ja annaksime võib-olla sõna proua Tomingale, et siis ta omapoolse tutvustuse teeks ja siis me saaksime juba minna komisjoni liikmete küsimuste ja seisukohti juurde. Triin, olge hea. Ja, aitäh. Mõne sõnaga siis sellest, kuidas meil läheb ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendite kasutamisega, et oleme ka siin komisjonis käinud regulaarselt suhteliselt neid ülevaateid andmas ja kinnitanud algusest peale või päevast üks, et prioriteediks on fondide kiire kasutuselevõtt, just nimelt põhjusel, et me oleme ju liikunud kriisist kriisi ja turgudel on olnud seda raha ergutavat mõju väga vaja ja sellest tulenevalt siis, kui järgmine slaid ette võtta, ongi hea meel tõdeda, et me oleme jõudnud kohustustega täna 70% juurde ehk siis 2,4 miljardit kogu siis toetusmahust on täna juba kasutuses ja sellest välja makstud on siis 13% ehk suurusjärgus 443 miljonit ja käimas on siis nende vahendite arvelt üle 3000 erineva projekti. Ja kui järgmisel slaidil vaadata seda võrdlust siis eelnevate perioodidega, siis me oleme täna kohustuste taseme poolest jõudnud järgi siis eelmisele rahastamisperioodile ja teinud eriti tugeva hüppe eelmise aasta jooksul, jõudes siis 68%-ni kohustuste mõttes ja selle aasta eesmärk on siis aasta lõpuks jõuda pea 80% juurde kohustuste võtmisega. Ja kui vaadata väljamakseid järgmisel slaidil, siis väljamaksete poolest oleme natukene tempost maha jäänud, et 1% võrra siis väiksema tulemusega lõpetasime eelneva aasta ehk jõudsime 11% juurde ja siht oli 12%, aga sellel aastal tahaks siis ka maksete poolel teha tugeva kiirenduse ja jõuda aasta lõpuks siis 31% juurde kohustustega. Väljamaksetega. Hetkel oleme siis 13% juures, nagu sissejuhatuses ütlesin. Ja üldiselt võib öelda, et me nende väljamaksetega kindlasti suudame sel aastal kiiresti edeneda, sellepärast, et need projektid on jõudmas sinna faasi, kus reaalselt on juba midagi tehtud, midagi nii-öelda püsti ja võimalik siis ka arveldusi teha. Et nii ta on, et päris esimestel aastatel väljamakseid on väga mõõdukalt, aga sealt edasi siis peaks toimuma kiirendus ja seda me sellelt aastalt ka ootame. Nüüd, kui järgmisel slaidil vaadata üle-euroopalist võrdlust, siis saab öelda, et oleme väga heas seisus, ehk siis 3. kohal, et meist eespool on siis 2 riiki, Luksemburg ja Holland, kelle toetuste ümbrikud on hästi väikesed ja sisuliselt nad need ka kohe kasutusse võtsid ja käiku lasid, nii et nii-öelda netosaajatest oleme me täna esimesed oma kiiruse poolest. Aga nagu komisjoni esimees viitas siin sissejuhatuses, siis hetkel Euroopa üleselt vaadatakse väga
väga pingsalt praegu ka siis ühtekuuluvuspoliitika fondide suunas põhjusel, et meil on teravaid väljakutseid eeskätt kaitsevaldkonnas, mis vajaksid rahastust ja kui siia pildile vaadata, siis Euroopa üleselt tõesti ühtekuuluvuspoliitika fonde ei ole just kõige rohkem kasutusse suudetud võtta ja sellest ka see siis algatus, et võib-olla oleks mõistlik tekitada siis võimalus siin neid vahendeid kasutada ka siis kaitseinvesteeringuteks. Ja kui liikudagi edasi, siis ma mõne sõnaga panin siia slaidile ka selle kaitsealgatuse sisu, mis täna siis on Euroopa Liidus poliitilisel tasemel lauale pandud, pakett nimega ReArm Europe, mis siis koosneb erinevatest elementidest, mille tehniline sisu on täna veel selgumisel, aga põhimõtteliselt räägitakse siis eelarvereeglite muudatustest, mis võimaldaksid suuremas mahus kaitsekulutusi teha, samamoodi siis ühislaenust ja ühishangetest, märksõnal SAFE mahuga siis 150 miljardit ja samamoodi siis erakapitali kaasamise võimalustest ja Euroopa Investeerimispanga siis vahenditest selle valdkonna toetuseks. Ja nende elementide kõrval on tõesti siis jutuks ka see, et võiks ühtekuuluvuspoliitika vahendeid samuti siis ümber suunata nende kaitseinvesteeringute katteks. Ja hetkel siis on komisjon seda ettepanekut sisustamas, tehnilist sisu me veel ei tea, aga nii palju kui täna on kuulda, siis järgmisel slaidil ka olen ära markeerinud, et räägitakse siis Euroopa Regionaalarengu Fondist, mis on siis üks 4 ühtekuuluvuspoliitika fondide alla kuuluvast fondist. Ja Euroopa Regionaalarengu Fondi Eesti maht on siis 1,6 miljardit, millest täna on siis kasutusse võtmata 643 miljonit eurot. Nüüd meie jaoks on oluline aru saada, mida komisjon nüüd selle algatuse raames plaanib ühtekuuluvuspoliitika fondide reeglites muuta ja kui suures ulatuses. Ja sellest siis hakkab sõltuma ka see teoreetiline võimalus siis Eesti puhul kaaluda võimalikke ümbersuunamisi ja kui need tänased reeglid jäävad kehtima sellisel kujul, nagu nad on, siis me ise hindame, et seal suurusjärgus 300 miljonit võiks olla Euroopa Regionaalarengu Fondi raames see maht, mida oleks teoreetiliselt võimalik liigutada. Aga siin on terve rida agasid, milleni ma jõuan. Nüüd, kui selle algatuse puhul sellest võimalikust ümbersuunamisest räägitakse, siis seda räägitakse eeskätt kaitsetööstuse infrastruktuuri toetuste mõttes, erinevad arendustegevused, teadusarendus, innovatsioon, mis selles valdkonnas toimub siis kahese kasutusega investeeringud, kus on nii tsiviil- kui militaarotstarve, erinevad tsiviilkaitsega seotud investeeringud, näiteks varjendid, toimepidevus, energiajulgeolek ja ka küberkaitse ja ühtekuuluvuspoliitika fondidest ei saa siis kindlasti rahastada sõjatehnikat või laskemoona või relvi. Aga kui nüüd vaadata, et mis siis selle Euroopa Regionaalarengu Fondi täna veel kasutavad vahendite taga on, millised plaanid või valdkonnad, siis need on mul siin listitud järgmisel slaidil ja neid on siis erinevates valdkondades. Suurima osakaaluga on siis hoonete energiatõhususe toetusmeetmed, samamoodi regionaalarengu toetused, teadusarendus, innovatsioon, digiriik, kiire internet, siis transpordi investeeringud, eeskätt siis trammiliiklus Tallinnas, ettevõtetele suunatud tegevused, 5G arendus, ka primaarenergia tõhusam kasutus, rakendusuuringud ja nii edasi. Et see on siis see meetmete ring, kus täna veel on kasutamata vahendeid ja need on siis sõltuvalt
meetmest või siis valdkonnas seal 10 kuni 120 miljoni vahel neid kasutamata fonde. Ja teoreetiliselt on võimalik teha tõsteid ka siis teistest valdkondadest, mida siin ei ole nimetatud, näiteks taristu investeeringutest või käskirjalistest tegevustest, aga need on üsna piiratud võimalused ja kui ma enne mainisin, et me tänaste reeglite juures hindame selleks tõstetavaks mahuks maksimaalselt 300 miljonit, siis siin me oleme juba arvestanud nende teiste valdkondade tõstetega ka. Aga kui nüüd edasi minna, siis võib-olla täna minu põhipoint ongi selles, et me oleme äraootavad, me täna ei tea veel täpselt, mida komisjon plaanib muuta ja selle komisjoni täpsema ettepaneku juurde me jõuame ilmselt alles järgmisel nädalal, et esialgu lubati seda märtsi lõpuks, aga umbes tund aega tagasi tuli info, et komisjon ei jõua seda märtsi lõpuks lauale panna, nii et ilmselt siis järgmisel nädalal selgub see sisu, mida kavatsetakse praegustes reeglites muuta ja siis on võimalik ka hinnata seda täpselt mänguruumi, mida see Eesti jaoks siis tähendab. Täna valitsus ei ole seda küsimust veel arutanud, sest meil ei ole lihtsalt hetkel veel seda alusinfot, mille pealt neid arutelusid pidada ja võib-olla mis veel on oluline rõhutada, et meil ei tule raha juurde, ehk me tegutseme sama rahamahu piires, mis tähendab seda, et tuleb siis hinnata, et milliste erinevate allikate üleselt me suudaksime siis maksimaalse tulemuse Eesti jaoks välja joonistada, et saaksid ka kaitsevajadused kaetud, aga et ka siis nendes valdkondades, kus täna veel on seda raha, saaksid siis nii-öelda ikkagi kriitilised asjad tehtud ja me siis loobuksime võib-olla asjadest, mis ei ole nii kriitilised, aga me siis ootame reeglite selgumist, me selle alusel määratleme täpse mänguruumi ja siis peavad sealt vastu tulema ka siis kaitsevaldkonna selged ettepanekud, et millised on siis sellised investeerimisvajadused ja projektid, mis sobituksid ühtekuuluvuspoliitika fondide skoopi, sellesse ajaraami, millised need rahalised vajadused siis täpselt on ja millisel hetkel need konkreetselt siis käiku läheksid. Et siis on võimalik valitsusel pidada arutelusid ja teha siis otsused, kuidas me seda nii-öelda paindlikkust kasutame ja neid võimalusi, mida siis selle muudatustega luuakse ja milliste valdkondade arvelt ja siis me ootame ära Euroopa Liidu üleselt selle seadusandliku protsessi ehk siis nende reeglite jõustumise. Me peame ette valmistama siis rakenduskava muudatuse ja selle siis Euroopa Komisjoniga ka läbi rääkima. Nii et seal on siis väga mitmest sammust koosnev protsess, täna me oleme alles nii-öelda stardipakkudel, teadmata veel, milline saab olema see teekond ehk täpsemad reeglid, nii et kui see on selge, siis saab valitsusele need erinevad variandid nii-öelda lauale panna ja tõesti siis kaitse poole pealt peaks tulema ka selge visioon siis, et milleks oleks mõistlik neid ülekandeid täpsemalt teha, mis sobituksid siia ajaraami ja nende reeglite ja ka rahamahtude juurde. Aga siin ma lõpetaks, aitäh! Aitäh selle ülevaate eest ja ma annaksin sõna küsimuseks härra Võrklaevale. Ja aitäh kõigepealt, ma kiidan selle eest, et Euroopa Liidu vahendite kasutus jätkuvalt niimoodi kiires tempos edasi läheb. Selle nimel on palju tööd tehtud, aga rõõm on näha, et tulemus on ka kaasa arvatud siin komisjonis, oleme seda korduvalt arutanud. Aitäh heade sõnade. Ja. Aga nüüd rohkem selle rearmi juurde, et tahaks aru saada, et mis see tähendab, et kui jäävad kehtima tänased reeglid, et kas me siis juba praegu olemasolevas reeglistikus kõik, mis nii-öelda mänguruum on siin, kas me saaks juba praegu tegelikult otsustada, et selle 300 miljonit võiksime suunata siis kaitseinvesteeringuteks, mis ei ole sõjatehnika moon ja nii edasi, ehk et seda me saaks teha ilma Euroopa Komisjonilt mingeid muudatusi ootamata, et kas see on nii, ehk ja sealt edasi lähekski, et siis meil just oleks praegu võimalus 300 miljonist otsustada. Loomulikult oluline on meeles pidada seda, et seda millegi arvelt midagi tuleb ära jätta, see raha ei vedele maaseks. Ja siis teine pool on, et nüüd see 600 miljonit, et kas me siis selles osas ootame mingit seda reeglite muudatust, et kas siis on 600 või 900, et mis see nii-öelda lõppvõimalus meil oleks. Ja siis mul on veel ilmselt mõned küsimused, aga mida paljuks kui korraga äkki.
nii, vabandust. Et 642 miljonit on see maht, mis on täna kasutusse võtmata ja sellest circa 300 miljonit oleks täna liigutatav siis kaitsevaldkonda potentsiaalselt, kui jäävad kehtima tänased reeglid. Nüüd küsimus, et kas seda saaks otsustada kohe. Põhimõtteliselt saaks otsustada kohe paralleelselt siis selle seadusandliku protsessiga, mis käib Euroopas ja mis võib-olla toob kaasa ka näiteks kõrgema toetusmäära, aga see printsiibis ei muuda seda, et me saaksime 300 miljoni eest täna põhimõtteliselt kaalutleda, et kas sealt siis tõsta mingi hulk juba ma ei tea, kahese kasutusega investeeringuteks, kaitsetööstuse toetamiseks või midagi muud. Et hetkel selles mõttes on võimalik seda arutelu pidada, lihtsalt kui nüüd neid reegleid lõdvendatakse, siis see summa võib jõuda siis selle 642-ni meie jaoks. Lihtsalt tänaste reeglite kohaselt on see mänguruum piiratud umbes 300 miljoniga. Okei, see on hea infoga, siis mis see nagu ajaraam meil teistpidi on, et sa ütled ka, et Euroopa Komisjon arutab, mõtleb, kas neid reegleid muuta, siis tuleb see rakenduskava muutmine, nii edasi, et ühelt poolt võtab see aega, aga teiselt poolt ju perioodi lõpp on 27 ja siis saab kasutada mitu aastat peale. Et kuidas me nagu ajas, et meil selles mõttes nagu keeruline küsimus, et ühe käega me oleme tahtnud Euroopa vahendite kiiret kasutust, seda majandusse suunata, näiteks kortermajade renoveerimine edasi, oluliselt nagu tööd. Teisalt nüüd, kui me läheme seda muutma, siis me just paneme see seisma ja lõpuks riskime sellega, et see raha jääb kasutamata. Et mis see ajaline perspektiiv on nendel võimalikel siis nagu läbirääkimistel nüüd, kui seda muuta? Ja kas sellega kuidagi pikeneb ka selle nagu see lõppkasutustähtaeg, et kui suured riskid me siin võtame siis, kui me hakkame seda ringi tegema ise? Hetkel on nii, et me ootame ära komisjoni ettepaneku, loodetavasti tuleb see siis aprilli esimestel päevadel. Järgmisest nädalast me hakkame tegema kohtumisi siis kõigi ministeeriumidega, et käia rida-realt läbi siis meetmete seis, vaadata sisse, kus on nagu, kui on tegemist näiteks investeeringutega, et kus on taga investeerimiskava, mis juba on nagu nii-öelda ka kohustusena käsitletav või kus on nii-öelda see kus on need kõige valutumad kohad, kus neid tõsteid annaks teha, mis on need erinevad asjaolud, millega veel peab arvestama, et kui me kuskilt raha ära võtame, et tuleb mingi negatiivne tagajärg. Ehk me teeme need kohtumised ära ja sisuliselt on siis meil võimalik nagu aprilli teises pooles juba nii-öelda see mänguruum ära defineerida, sest siis on meil komisjoni ettepanek teada, tingimused teada ja siis on võimalik siis sisuliselt käivitada selle rakenduskava muudatuse protsess, alustada siis komisjoniga läbirääkimisi, see kokkuvõttes võtab umbes, ma ütleks julgelt pool aastat seniseid kogemusi arvestades. Ja siis on tõesti küsimus selles, et millised on need kaitsevaldkonna investeeringud, mis tagaksid meile siis nende fondide tähtaegse kasutuse ka, et me ei saa rääkida projektidest, mis algavad 28. aastal, siis on selge risk, et kui me sinna suuname suured rahad, siis ei jõuta seal lihtsalt piisavalt neid väljamakseid teha ja lõpuks võib juhtuda nii, et meil jääb lihtsalt osa toetusmahust perioodi lõpuks saamata, et 29. aasta lõpuni on võimalik neid rahasid kasutada. Nii et siis tulebki neid asju nagu kogumis vaadata, et ühelt poolt mänguruum, teiselt poolt plaanid ja siis kaalutleda, et milliste ridade arvelt on mõistlik siis seda ülekannet teha ja siis umbes 6 kuud on see komisjoniga menetlemise protsess ja selle aja jooksul ma arvan, suudab komisjon selle seadusandliku protsessi ära korraldada, mis puudutab nende reeglite muutmist. Ja, aitäh. Selline küsimus, et võib-olla nagu alguses oli sellest juttu, vabandust, me natuke hiljaks, et me siin vahel loeme siis sellised artiklid, nagu Eestis jääb igal aastal kasutamata 100 miljonit kavandatud eurotoetusi. Ja viimane selline artikkel oli siis, mida mina leidsin, nagu oli siis jaanuari lõpus, kus olid teie vist ka nagu üheks kõneisikuks, kes siis tõi välja, et palju oli kasutamata jäänud
euro abi aastatel 21, 22, 23. Minu küsimus ongi see, et seal on tõepoolest nagu $500 miljardit, 330 miljonit, 310 miljonit ja nii edasi, et ausalt öeldes minu käest küsitakse päris palju, et valitsuse liikmed tulevad sõnaga Riigikokku, ütlevad, et tegelikult on see kasutamine väga edukas. Ja siis see kuidagi korreleeru omavahel, et minu küsimus ongi see, et mida ma saaksin siis inimestele rääkida, et kus see tõde siis ongi, et kas tõepoolest kasutatakse edukalt või tõepoolest jäävad need rahad alles ja me ei oska neid kasutada, nagu mõned väidavad, aitäh. Ja nende fondide osas, mida siis kureerib Rahandusministeeriumi, millest täna me ka räägime, ehk siis ühtekuuluvuspoliitika fondid on riigieelarvesse planeeritud välisvahenditest umbes pool. Ja seal on meile konkreetselt siis 9 aastaks ette antud kindel eelarve, mis meil tuleb ära kasutada ja siis komisjonilt välja küsida. Ja see aastatevaheline jaotus varieerub ja me näeme ka siin tõesti, et võib-olla perioodi alguses ministeeriumid oma eelarve planeerides hindavad liialt optimistlikult seda mahtu, mida nad konkreetsel aastal suudavad kasutusele võtta, aga perioodi peale saab see raha igal juhul kasutatud ja Eestisse ära toodud, et nii nagu 2014-2020 perioodil me tõime 100% raha Eestisse ära. Midagi ei jäänud kasutamata. Et nüüd see teine pool, mis on riigieelarvesse planeeritud, on siis kas ühtsed põllumajanduspoliitika fondid, mida kureerib siis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, samamoodi Siseministeerium, siis siseturvalisuse fondid ja on ka erinevaid otse taotlemisega fonde, kus siis loodetakse küsida raha siis näiteks teadus-arendus- innovatsioonitegevuseks Horisondi programmist ja võib-olla seal siis ka konkreetsel aastal näiteks see taotlus ei õnnestu, minnakse järgneval aastal uuesti. Et ühesõnaga Eesti vaates midagi kasutamata jää, et see ühtekuuluvuspoliitika pott on meie jaoks kõige suurem toetus ja selle raha oleme me eelnevatel perioodidel ja ka sel perioodil kasutame selle edukalt ära ja midagi kaotsi ei lähe. Aitäh! Paar küsimust, et eelmisel aastal kogu välisvahendite kasutamata jätmine, see tähendab, et siis kasutamise all me peame silmas välja maksmist, eks ole, mitte lihtsalt, et siis kohustuse tekkimist. Oli vist, minu mälu järgi oli vist 1,1 miljardit, eks ole, oli suurusjärk. See oli siis see proportsioon, aga see on siis ei luvata silmades. Aga mul on küsimus nüüd, kui me hindame seda, et meil on praegu värske seisuga 13% struktuurvahendeid on reaalselt juba ülekanded on tehtud, ükskõik millistele agentidele, olgu ta avalikus sektor või erasektor, eks ole. 70% on siis, ütleme siis, sellest 70 lahutada 13 on siis, kus ma õieti aru saan, 57% on täidetud siis kohustustega. Kohustustega on täidetud 70%. See on siis tegelikult, et kokku, kui me võtame, et kui 13 on juba välja makstud, siis see on 13 pluss 70 või 70 miinus 13. Te saate aru, mis ma mõtlen? 13% on 100%. On välja makstud just. Ja tegelikult siis jääb järgi 83%. Ja kas sellest 83% ja siis kas sellest algsest on nii-öelda, et ütleme, kas välja maksmata või kohustustega katmata on siis kokku 13% või tegelikult 30%. Te saate aru, mis ma mõtlen? Nii, kohustusi on võetud 70% ehk 2,4 miljardit. Just, ja nendest omakorda ütleme siis kogu 100 on 13% välja makstud. Täpselt nii. Selge, 30% on nagu õhus. 30% on kohustuste vaba ja see, ma täpsustan veel, et ja see on siis suurusjärgus 1 miljard ja sellest 1 miljardist siis 642 miljonit on Euroopa Regionaalarengu fondi raha, millest täna komisjon räägib kui potentsiaalsest sahtlist, kus siis see ülekanne võiks toimuda. Nüüd mu küsimus on selles, et määrustega on kaetud kui suur osa sellest rahast, kas kõik? Määrustega on kaetud 98% sellest. Arusaadav. Ja minu küsimus on, et kui te ütlete, et eeldatavasti
võib tulla komisjoni ettepanek siis, mis sisustaks selle poliitilise valitsusjuhtide kokkuleppe või vastu võetud nagu ühisresolutsiooni selle Rearm Europe'iga edasi minna. Millel see rajaneb? See rajaneb siis komisjoni tehniliste ametnike jooksval suhtlemisel liikmesriikidega või mingisugusel poliitilisel tasemel antud informatsioonil, kuidas komisjoni poolt või ma ei tea, eesistuja poolt või kelle poolt? Valitsusjuhid on selles algatuses kokku leppinud, nüüd on komisjonile antud ülesanne see sisustada tehniliselt ja siis see läheb nõukogusse menetlusse. Just, aga te viitasite, et eeldatavasti komisjon tahaks näha seal üksnes regionaalarengu fondi, valitsusjuhtide tasemel niisugust asja ei olnud formuleeritud, et regionaalfond, eks ole. Valitsusjuhtide tasemel ei olnud ka formuleeritud seda, et kas see eeldab, kui radikaalselt kavatsetakse muuta kehtivat Euroopa Liidu finantsperspektiivi õigust, et kas seda võimaldada ka nii-öelda siis relvasüsteemidele või üksnes jääda kahetise kasutusotstarbega kaitsevaldkonna juurde, etc. Et need te viitasite, et see võib olla mingisugune siis komisjoni taseme ettepaneku sisu. Ma küsingi seda, et kas komisjon on siis kuidagi töökorras indikeerinud, on see mingis töörühmas arutusel olnud, on see lihtsalt siis ka arusaadavalt ja ennestmõistetavad niisugused koridori jutud, mis levivad? No hetkel on tegemist mitteametliku infoga, ja selle täpset sisu me ootamegi järgmisel nädalal, ootasime sel nädalal, ei tule, tuleb järgmine nädal ja see mitteametlik info viitab Euroopa Regionaalarengu fondile ainuüksi. Meil on võimalik, nagu ma ütlesin, tõsta väga väheses määras ka teistest fondidest sinna üle, aga me ootamegi täna ikkagi seda selgust, et milline see mänguruum saab olema. Aga vabandage, täpsustage, te ütlesite, et meil on võimalik väga vähesel määral tõsta ka teistest fondidest sinna üle. Tähendab, mida te mõtlete, mis see sinna mõtlete, regionaalarengu fondi suurendamiseks, et tegelikult põhimõtteliselt, et kui ma õieti saan aru, et isegi kui komisjon ütleb, et see on üksnes regionaalarengu fondi vahenditega hõlmatud, mis meil oli siin vist 600 on välja maksmata, eks ole, siis tegelikkuses me võime siis teha lihtsalt kaheastmelise gambiidi, et tegelikult tõsta siis omakorda teistest fondidest regionaalfondi ja regionaalfondist kasutada seda vahendit omakorda, mis siis iganes see kasutusperimeeter on? Need võimalikud tõsted teistest fondidest on väga piiratud, nagu ma ütlesin, sellepärast, et hetkel kehtiv õigusraam näeb ette, et teatud valdkondadesse suunatakse kindel protsent kogu toetusmahust. Ja me oleme siis välja arvutanud, et meil on suurusjärgus võib-olla 120 miljonit, mis on selle 300 miljoni sees, selline, mida me saaksime tõsta siis ühtekuuluvusfondist või sotsiaalfondist või teistest fondidest. Aga mu küsimus on selles, et kui me ütleme, et 57% on kohustustega kaetud, aga ei ole välja makstud, eks ole, siis minu küsimus on, et kohustustega kaetud on, see tähendab, ma kujutan ette, et selle osas on langetatud haldusakt, eks ole, et see raha siis eraldada vastavalt meetme tingimustele, konkursi või kuidas mingisuguse vastav protseduurile, eks ole. Aga mida teie moniteerite, kui palju sellest 57% on tegelikult juba reaalselt rakendatud? Kui me saame aru, et on hakatud juba maja ehitama või lihtsalt ei ole nagu nii-öelda lõppüleandmisakti, et mille puhul riigile esitaks tšekk, aga nii-öelda see agentasutus või institutsioon, olgu ta erasektorist või avalikust, on tegelikult selle raha juba reaalselt pööranud kasutusse. Küllap on ka mingeid niisuguse asju, mis on, ma ei tea, projekteerimisfaas või nõnda edasi, kus tegelikult seda raha kulutatud ei ole, vaid on kohustustega kaetud, see tähendab, antud isik eeldab või asutus eeldab, et ta selle raha saab ja heauselt selles vaimus tegutseb, kuid ta ei ole kohustusi tegelikult peale võtnud. Ma täpsustan, et kohustustega on kaetud 70%, mitte 57%. Et 70% ja see tähendab... Ja ma täpsustan, kohustustega selles mõttes, et 70% 13 on juba raha välja maksnud, siin me ei ole midagi rääkida, minevikku enam tagasi ei pööra, eks ole. Aga 57% on need, kus riik ei ole veel vaha välja maksnud sellest 100%, eks ole. Ma pidasin seda silmas. Ja see 13% on siiski 100% 13. Aga olgu, ühesõnaga 70% kohustustega kaetud, mis tähendab seda, et seal on taga siis konkreetsed lepingud,
või siis toetusotsused, mis on tehtud siis toetuse saajate kasuks, ehk ettevõte on taotlenud mingit toetust oma projektile, riik on andnud talle positiivse otsuse, jah, sa saad selle raha, kui sa täidad need ja need eesmärgid, ehk sellistest kohustustest taganeda ei saa, ka samamoodi investeerimisotsused või tehtud hanked või lepingud, nende tagasipööramisel tekib igal juhul täpselt, et tulevad kulud. Et selle 70% sees on teatud ulatuses selliseid käskirjalisi tegevusi, kus ministeerium mingit meedet rakendab oma allasutuse kaudu ja nende käskirjade siis täpsema sisu ja ka rahalise seisu kohta me nüüd aprilli alguse kohtumistel kõigi ministeeriumitega soovimegi saada selgust, et kui palju sealt on reaalselt kulusid tehtud ja mis on see edasine perspektiiv ja kas on võimalik võib-olla sealt siis mingisugustel ridadel ka leida neid võimalikke ületõstmise just, aga mu küsimus siis ongi, et ma vaatasin seda ka, et on ilusti Rahandusministeeriumi kodulehel on toodud ära ühtekuuluvusfondide siis 21–27, ütleme siis pilootkaart või mõõdikkaart, et mis faasis selle rahaga on, see on ilusti tehtud. Aga mul on küsimus, et sealt nagu projektide lõikes ei ole näha praegu, et kas see informatsiooni saaks komisjon ka, et ütleme, kui see 70% on tehtud, hästi, üks projekt on võib-olla seal ühele autole, eks ole, ühele subjektile, aga ma ei tea, väga mikro, kus on lõpp ka kasusaaja olnud, aga selle 70% ulatuses, et kes on need kasusaajad, et kas see selle informatsiooni, millal te avalikustate? Praegu seda ministeeriumi seal nagu näha ei ole. 70% on nagu konkreetse projektiga, näiteks tehniline abi, 106 miljonit eurot. Kes seda tehnilist abi sai, tegelikult seal ei ole. Et rida on see, et see on raha on mitte välja makstud, aga kohustusega kaetud, aga et kus see tehniline abi kukub, et ja loomulikult meil on toetuste infosüsteemis väga detailselt võimalik välja võtta kuni selle lõpliku kasusaajani, kes on selle raha saanud, aga see on hiiglaslik andmekogu, eks ole, et kui teil on huvi sealt mingit aruannet või väljavõtet saada, et siis me loomulikult saame seda avaldada. Et siin ka RTK siis kodulehel on toetuste info ehk toetatud projektide info on kättesaadav, et kui seal on mingisugune info hulk, mida me saame pakkuda juurde, siis me oleme loomulikult... Nii et ühesõnaga, see andmebaas on võimalik teil avalikustada, et seal ei ole probleemi. See tehniline andmebaas, mis sisaldab siis, ütleme siis, ikkagi eelarve kaudu vormistatud, ehk siis maksumaksja raha, kes on projekti kasusaaja, benefitsiaarid olnud. Ja see on täna RTK veebis üleval avalik info, kes on toetuse saajad. Toetatud projektide ülevaade on olemas ja maakondade lõikes, valdkondade lõikes on võimalik välja sõeluda. Konkreetsete juriidiliste isikute või asutuste kaupa, jah? Jah. Selge, siis seda aitavad kolleegid siis seda informatsiooni seal leida. Aga kui palju jaguneb see 70% siis riigi keskvalitsuse enda tegevuste vahel, allasutustele, mingisugust hooned, mis iganes projektid, eks ole, ja kui palju siis kolmandate isikute puhul, kelle puhul tõepoolest tuleb tunnistada see õigustatud ootus on, nagu te mainisite, et kui on leping sõlmitud, nad teavad ja ausalt tegutsevad selle raha kasutamise osas? Ma hetkel täpset protsenti ei julge siit öelda, pean järgi vaatama. Meil on kokku 194 erinevat õigusakti, mille kaudu toetust antakse, et ma pean siis järgi arusaadav, ma saan aru, te teetegi seda tööd mingit pidi, monitoorite seda praegu 5. aprilli kuul, eks ole, et selgitada, kas mingeid asju, mis on antud küll kohustustega kaetud, eks ole, aga kui see on ministeeriumi sees, eks ole, siis on põhimõtteliselt õiguspärast ootust ju keskvalitsuse enda asjaajamisel ei ole, eks ole, kui seda otsustatakse poliitika valik mujale, siis seda on võimalik teha. Aga kas ma täpsustan nüüd õieti aru? Te ütlesite, et neid kahetise otstarbega, ütleme siis programmidesse, oleks võimalik ka täna autonoomselt sellest, millised on õiguslikud muudatused tulenevad sellest Rearm Europe'ist, oleks võimalik ka raha suunata, see eeldaks siis tegelikult, või oleks võimalik olnud varem suunata, see oleks eeldanud siis vastavate määruste koostamist ja vastavate siis sihtprogrammide ette nägemist. Kas ma sain õieti sellest aru? Kahese kasutusega investeeringute puhul on olnud
võimalus kasutada ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendeid ka varem, aga igat juhtumit tuleb vaadata nagu eraldiseisvalt, rääkida komisjoniga läbi, kui on selline konkreetne siis projektivajadus tekkinud. Me oleme teatud projekte ka rahastanud juba ettevõtluse poole peal, mida saab pidada kahese kasutusega, nii et selles mõttes seal ei ole midagi uut, aga kui on mingisuguseid suurema mahulisi investeeringuid, tegelikult ka Rail Baltic on nii tsiviil- kui militaarotstarbeline, et me selliseid asju juba teeme. Aga kui te vaatate praegu Kaitseministeeriumi arengukava, mis kinnitati 2024. aasta juunis ja ka tegelikult 10-aastane riigikaitse arengukava, mis kinnitati siis 2023. aasta, kui ma õieti mäletan, 6. juunil, et palju nendest selles perspektiivis, kas Rahandusministeeriumile kunagi keegi niisugust ülesannet püstitas? Ja kui ei püstitanud, siis see on arusaadav, eks ole, teete korrektselt nõnda oma selles perimeetris, et palju neid vahendeid oleks saanud siis kahese otstarbega ühtekuuluvuspoliitika fondist rahastatuks lugeda. Või niisugust analüüsi ei ole tehtud või teilt ei ole tellitud seda? No hetkel välisvahendite kontekstis ma tõesti sellist infot ei oma, et oleks välja arvestatud, milline on see potentsiaalne maht. Aga mu küsimus on selline, et kui nüüd meil on praegu, me kujutame ette, et komisjon võiks tulla mingisuguse ettepanekuga lauale. Kas mõtet ei oleks praegu ka meie diplomaatidel anda sisend, ja see oli küsimus teile, kuna seal tegevad, eks ole, Välisministeerium ja nõnda ja meie alaline esindus, eks ole, et ka samameelsete liikmesriikidega seisukohtade kujundamine ja ka lobitöö, mis ei ole patt, vaid voorus, ma arvan, selles küsimuses, see käib permanentselt, tegelikult komisjoni algatust püüda modifitseerida selles loogikas, et ta vastaks maksimaalselt meie soovidele, maksimaalse paindlikkuse osas, aga see eeldaks, et me suudaksime oma seisukohad formuleerida, mis suunas seal teha. Et seda praegu nii-öelda poliitilist sisendit ministeeriumile antud ei ole. Et ütleme, või omakorda teie ei ole andnud seda sisendit siis alalisele esindusele Brüsselis, et mis suunas me sooviksime mõjustada seda komisjoni initsiatiivi praktilist formuleerimist. See protsess tavaliselt käib selliselt, et on nii-öelda poliitiline kokkulepe mingis algatuses, komisjon siis sisustab selle tehniliselt ära ja annab siis liikmesriikidele arutamiseks, nii et siis me oleme seal väga aktiivsed kindlasti selles osas, et millised need paindlikkused võiksid olla ja tegelikult ühtekuuluvuspoliitika volinik on täna andnud märku, et tema nägemuses võiks ühtekuuluvuspoliitika raamistikku laiemalt muuta ja on küsinud selleks ka ettepanekuid ja meie Eesti poolt ja ka Läti, Leedu on need ettepanekud esitanud, et seda paindlikkust juurde tuua, mitte siis ainult kaitsevaldkonda silmas pidades, aga üleüldiselt, et siis kiirendada fondide kasutust ja teistpidi anda võimalus siis riikidel ka fonde ümber planeerida muude väljakutsete valguses, et täna see raamistik on väga jäik ja kui nüüd õnnestub sinna selle sama muudatuse tuules tuua täiendavat paindlikkust, siis see on igal juhul kasulik ja mõeldes veel eriti nendele viimastele aastatele, kui see periood hakkab lõppema ja kui meil on tõesti vaja hoolitseda selle eest, et me 100% ära kasutame ja ära toome, siis igasugune paindlikkus on väga tervitatav ja me siin kindlasti Eesti eest seisame, et neid paindlikkuse ettepanekuid võetaks kuulda. Ja see oligi vist ka 7. märtsil härra Viitole saadetud kiri, et seda sai palutud ka, eks ole, et kui saate sellega komisjonile kätte saadavaks teha, rahandusministri kiri, siis ühtekuuluvuspoliitika komisjonär Viitole. Nii, aga härra Võrklaev. Ja ma tahtsin küsida, et aga kui see ettepanek nüüd tuleb, et kas siis meie huvi või huvi kindlasti, aga kas meie võimalus on ka siis ikkagi laiendada seda, et see oleks ainult regionaalarengu fond, vaid et laiemalt, et kuidas see praegu see piir on sinna tekkinud, et kas ongi komisjoni sihuke seal ametkond või keegi nagu arvab, et võiks nii olla, et kus see täpselt tuleb või võib-olla ei teagi, kus see tuleb, on lihtsalt info, et sihuke plaan on, aga meie võimalus on siis sel hetkel, kui see esmane paber tuleb, näeme paberil, et jah, ongi ainult ERF,
siis me saame öelda, et ei, et me tahaks nagu laiemalt vaadata ja potentsiaaliga suurendada seda miljardini, et kas me saame seda teha ja ma ei tea, ilmselt poliitikud peavad ütlema, kas me tahame seda teha või oskad sa juba midagi öelda? Jaa, et me kindlasti saame seda omalt poolt välja pakkuda, mis annaks ka täiendava võimaluse, oleks seesama lahendus, kus komisjon võtab maha need temaatilised nõuded erinevate fondide sees, sealhulgas ERF, kus need on kõige rangemad, aga samamoodi näiteks võimaldaks suuremaid ümbertõsteid erinevatest fondidest. Et see lahendaks selle küsimuse ära, et ilmselt kui mõelda Euroopa Sotsiaalfondi peale, mis on siis mõeldud pikaajaline hooldus, tööturg ja muud sellised asjad, et ilmselt sealt nagu päris 100% kaitsesse ei olda nõus ära andma, aga kui tekiks suurem võimalus sealt ka vajadusel tõsta, siis on see meie jaoks täiendav mänguruum, mille raames siis kaalutleda. Okei, ma saan aru, et võib eeldada, eks me saame ka siit valitsusele suunisi kaasa anda, aga põhimõtteliselt valitsus või meie huvi on igal juhul see laialt vaadata ja see on see, millega meie ka ilmselt välja läheme, et rohkem paindlikkust ja laiem vaade ehk et siis jätta endale suurem mänguruum, et võimalusel seda kaitsekuludeks suunatavat mahtu, eks ju, kasvatada. Aga jah, me ei tohi siin kordagi ära unustada, et see tuleb kellegi arvelt, ehk et ma juba kujutan ette, et mingi lihtne läbirääkimine ei saa see olla ka riigi sees. Seda enam olukorras, kus me seni oleme öelnud, et palun kasutame seda raha kiirelt, on see töösse pandud, tekkinud mingid ootused, mingid plaanid, ja siis me ütleme, et stopp, nüüd nagu ei kasuta. Et see on nagu selline plaanide nagu muutus, see on arusaadav, julgeolekuolukord on oluliselt muutunud, aga peame siin aru andma, et üks päev jooksime ühes suunas, et kui me teises hakkame jooksma, et ilmselgelt mingi selline vastutus ja ootus teiselt poolt on siin, eks ju, olemas. Aga mul tegelikult tahtsin natukene, millest me täna ei ole rääkinud, et Eesti poolt on tehtud nüüd algatus ja poolega siin olnud, et see ETS 2 kas ära jätta või edasi lükata. Aga sellega seoses olid ju ka vist mingi uus sotsiaalfond, ligi 200 miljonit või midagi. Et kui nüüd see ETS 2 peaks edasi nüüd lihkuma või ära jääma, siis me jääme, siis selle teine pool on ju see, et meile jääb mingi toetusraha tulemata, et kui selge praegu see on või mis mõjusid see kaasa toob? Ja sotsiaalne kliimafond on siis Euroopa üleselt kokku lepitud just nimelt selle ETS 2 rakendamisega seoses ehk siis selle sotsiaalse kliimafondi kaudu saavad siis toetust eriti haavatavad sihtgrupid või mikroettevõtjad, kes on siis sellest ETS 2 nagu negatiivselt mõjutatud. Ja selle fondi maht Eestile 186 miljonit kasutamiseks aastatel 26–32. Kui ETS 2 lükkub edasi aasta võrra, siis meie jaoks toetusmaht väheneb circa 20 miljonit. Kui ETS 2 jääb üleüldse ära, siis ütleks ma, et kaob ka sotsiaalne kliimafond, sest see on tegelikult selgelt seotud, need kaks on omavahel seotud. Et sellisel juhul ma arvan, et vaadatakse üle ka see sotsiaalse kliimafondi kokkulepe. Aga ma ei tea, mis ajaraamis need võimalikud arutelud on, kuivõrd teised riigid, mis on nende positsioonid, et ma ei ole selles protsessis iseni sees. Me hetkel küll valmistame sotsiaalset kliimakava ette arvestusega, et see tuleks tegelikult juunis juba liikmesriikidel esitada, aga mis sellest siis edasi saab, et seal me oleme ka ära ootavad. Nii, eelmise aasta sügisel ma tegin valitsusele ettepaneku, mis puudutas siis Euroopa Liidu struktuurvahendite kasutamist kaitseinvesteeringuteks. Ja tegelikult minu ettepanek oli, üks asi oleks siseriiklike fondide ümbertõstmine, see on siis kaetisotstarbega. Teine on tegelikult siis algatada Euroopa Liidu tasemel dialoog, mis puudutab siis nende vahendite kasutamist. Novembris eelmisel aastal ma sain valitsuse vastuse, mida oli siis valitsuse positsiooni siis esitas Kaitseministeeriumi esindaja oli härra Lauri Kriisa, kes selgitas, et kuna raha on tõepoolest planeeritud juba määrustega ära,
siis valitsus seda ettepanek, raha, mis kaitsesse võiks suunata, valitsus seda ei toeta, kuna raha ei olegi enam väga palju üle jäänud. Ja seetõttu, et kuna prioriteet on raha kasutusele, siis ei peeta ka Euroopa Liidu tasemel ettepanekut mõistlik, et kaitseministeeringut saada. Ja ma ei küsigi kommentaare teilt selle kaitseministeeriumi esindaja härra Kriisa kirja kohta, vaid ma küsin, et nõnda, et kas teiega ka konsulteeriti enne selle valitsuse poolse vastuse kujundamist või see oli siis kaitseministeeriumi poolt, kes on siis riigikaitse valdkonnas on, eks ole, esindab valitsust, oli see lihtsalt nende autonoomne seisukoht. Olete teadlik sellest vastusest? No seda kaitseministeeriumi seisukohta ma ei oska kahjuks kommenteerida. Millega peab arvestama on see, et eks ju eelmise aasta lõpus vahetus komisjoni koosseis ja selge, et siis mõnevõrra erinevad protsessid takerdusid ja nüüd on nähagi uue koosseisu algatused, sealhulgas siis seesama kaitse, eks ole, et ütleme, Euroopa üleselt on mõnevõrra olukord muutunud, aga seda kaitseministeeriumi sisendit ma ei oska kahjuks kommenteerida. Jaa, aga mul on nüüd küsimus selles, et nende vahendite koha pealt, kui ma saan aru, et mul on palve, et äkki te teete komisjonile ka teatavaks selle slaidi, mis teie nii-öelda varasemad saadetud slaidides ei olnud, võimalik hüpoteetiline nimistu, mis te tõite seal välja, need olid seal, ma ei tea, Tallinna tramm ja mis seal olid, eks ole. See on slaididel oli, vabandust, ma ei näe. Et siin ei olnud, aga ei tea, kus seda ei olnud, ükskõik. Et nüüd küsimus on selles, et ma täpsustan üle, et kas te praegu, kui te nii-öelda revideerite seda, et millist, ütleme siis keskvalitsuse siseselt on mingid kohustustega kaetud, aga põhimõtteliselt ümber tõstetavad, kui selleks on tahtmine, mis on omaette küsimus, eks ole, et kas te nüüd praegu nendes siis kokku on miljard veel jäänud kasutamata, kas te nüüd olete andnud, kas teil on mingi suunis ka, mida te olete andnud välja nüüd siis rakendusasutustele, et oodata ära läbirääkimised Rearm Europe'i tulemusena, millega need päädivad, ise küsimus on, mis on meie valitsuse positsioon, hästi valitsuse positsiooni pole veel kujundatud, valitsus ootab omakorda ära Euroopa Komisjoni ettepaneku, eks ole, sellest lähtub ka ja sellest tõenäosuslikkusest, kuidas on võimalik saavutada mingeid, kui palju me soovime sinna asetada rahalisi vahendeid, et kas te praegu olete ka palunud panna pausile rakendusasutustel mingeid ressurssi, ennekõike siis sellest regionaalarengufondi vahendite mõttes või mis on teie suunis olnud? Ei, hetkel me ei ole andnud suunist toetuste andmist kuidagi peatada ja need projektid, mille osas on kohustused võetud, seal oleme pigem ergutanud maksete tegemist, mis on olnud selge eesmärk, et me suudaksime Euroopast kogu raha ära tuua. Nüüd, kui me saame aprilli alguses selguse komisjoni ettepanekus, me istume ministeeriumidega maha, siis meil sisuliselt on selle võrrandi erinevad elemendid teada ja siis on meil võimalik ka anda valitsusele see sisend arutelude pidamiseks, et kas me tõmbame hetkel siis käsipiduri ja hakkame vaatama, millistelt ridadelt oleks võimalik potentsiaalselt siis ressursse ümber tõsta või me võtame veel aega rakendamiseks ja sõltub täpselt ka veel kord kõik sellest, millised on kaitsevaldkonna selged ettepanekud ja kui heas ettevalmistuses need konkreetsed projektid on, mida näiteks kaaluda ühtekuuluvuspoliitika puhul. Aga ma tulengi selle juurde, et nüüd tähendab baasloogika, ka kehtiva Euroopa Liidu struktuurvahendite loogikas on ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas on võimalik rahastada neid ennekõike siis tööstusvaldkonnas, eks ole, kahetise otstarbega projekte, milles need iganes seisneksid, eks ole, siin on ilmselt läheb aruteluks mingi taristu või nende objektide puhul, aga põhimõtteliselt siis ütleme selles innovatsiooni valdkonnas. Et seda on võimalik oleks ka täna teha. See on meie enda siseriiklik otsus olnud, kas me oleme seda pidanud mõistlikuks või ei ole pidanud mõistlikuks, eks ole. Poliitilise tahte alusel kinnitas need jaotused. Aga nüüd minu küsimus on selles, et te viitasite, et ei ole tõenäoline, et ütleme siis vahetu, ütleme siis surmava või ütleme siis otstarbega kaitseinvesteeringuid, et selles osas reeglit muudetakse. Millest teie seisukoht rajaneb ja milline, kas teil, see ei olegi arusaadavat, mis võiks Eesti seisukoht olla? See on loomulikult valitsuse poliitiline küsimus, et mida valitsus taotleb, ise küsimus, mis õnnestub saavutada kokkuleppel siis liikmesriikidega ja komisjoniga. Ja ühtekuuluvuspoliitika fondidest ei saa ei praegu ega tulevikus rahastada otseselt surmavaid siis investeeringuid või atribuutikat, see läheks vastuollu aluslepingutega.
ja see ongi see põhjus. Ja sellepärast see ettepanek või algatus nimega REARM hõlmabki erinevaid elemente, ehk et teatud investeeringuid, mis siis näiteks võivadki olla relvad, laskemoon või sõjatehnika, seda saab riik teha siis nii-öelda paindlikumate eelarvereeglite kaudu või teha seda siis sellest SAFE algatusest, mis on siis Euroopa Liidu ülese laenuinstrument, et nendest allikatest on võimalik siis teha selliseid investeeringuid ja ühtekuuluvuspoliitika seal kõrval on siis veidi teist tüüpi raha, veidi teist tüüpi kasutusotstarbega. Et tegelikult kaetakse ju erinevad need elemendid ära ja tulebki, nagu ma ütlesin, leida nende allikate vahel nagu parim kombinatsioon. Aga ma tulen selle juurde tagasi, et te ütlete, et see läheks vastuollu aluslepingutega. Aga ma arvan, et see on olnudki tegelikult interpreteerimise küsimus, et on paradoksaalne, et see interpreteering, et Euroopa riigid ühiselt ja vägagi õigustatult on suutnud leida aluslepingute tõlgenduse olukorras, kus kaitsemõõde Euroopa Liidul ei ole, on suugi tegelikult reaalsuses ju sõjalise kaitsemõõde puutub, et rahastada kolmanda riigi sõjategevust. Ütleme relvasüsteeme, eks ole, läbi kompenseerimismehhanismi abile või läbi otsese rahalise eraldamise, et osta relvi, millel on puhtalt selline avalik sihtotstarve. Aga samas ei ole võimalik ületada tõlgendusega siis, et iseenda Euroopa Liidu nii-öelda samasugust mõõdet arendada. Et siin on tegemist interpreteerimisega, siis loogikaga, et kus te võtate seda, et kas seda on komisjon varem öelnud, see on Eesti Vabariigi valitsuse positsioon, et ei ole võimalik interpreteeringuga ületada, või see on komisjoni niisugune seisukoht meie küsimise peale või komisjoni ise seda oma initsiatiivil väljendanud, kas praegu või varasemalt? See on lihtsalt üldteada info, et me ei ole seda kuidagi üle küsinud, et ühtekuuluvuspoliitika fondid on sisuliselt selline regionaalarengu toetamise siis rahakott, mille kaudu vähendada piirkondade vahelisi erisusi ja toetada siis nende sotsiaalmajanduslikku arengut üle Euroopa. Ja me teeme sealt väga olulisi investeeringuid, oleme teinud enne ja teeme ka sel perioodil ja sellised, millest tegelikult ei ole võimalik loobuda, mis on Eesti jaoks nagu ka kriitilised. Et seetõttu öelda, et ühtekuuluvuspoliitika kõik muud eesmärgid tõmbame maha ja tegeleme ainult kaitsevaldkonnaga, sealt ei ole meie endi huve silmas pidades nagu mõistlik, et mõistlik ongi see, et me neid erinevaid võimalusi, erinevate allikate võimalusi püüame maksimaalselt meie jaoks soodsaks rääkida Euroopas läbirääkimisi pidades ja siis teha siseriiklikult parimad valikud, kuidas neid asju omavahel kombineerida. Et ühtekuuluvuspoliitikast oleme toetanud, ma ei tea, energiatõhusust, ettevõtlust, koolivõrku, mida iganes, et ka need asjad vajavad tegemist, et lihtsalt seal on küsimus, et millest me tänasel hetkel saame loobuda olukorras, kus meil on kaitses olukord kriitilisem. Härra Võrklaev, jah? Ja ma tahtsin siia veel lisada, et kõik õige jutt ja et minu meelest see on oluline meil ka endal teadvustada, et meile antigi ette tööriistakast, mille vahel siis erinevaid võimalusi kasutada ja loodame, et need natukene need võimalused laienevad ja jah, ma kordan meele, et kuskilt teiste tegevuste arvelt need siis tulevad ja ilmselgelt on seal igal ühel omad huvid ehk et keegi selle peale ei plaksuta, kes rahast ilma jääb, et see on juba teada, aga kui kaitse on hetkel kõige tähtsam, mis ta on, siis tuleb teatud valikuid teha. Aga ma selles mõttes vaadates ka kaitsenumbreid, moona ja kogu seda sõjatehnikat, et ega see ühtekuuluvusfondi vahendeid meid ka lõpuni ei aitaks seda ära katta, ehk et ma arvan, et me igal juhul peamegi kombineerima neid erinevaid võimalusi. Kui me siin praegu räägime 300 miljonist kuni miljardist, siis kaitseinvesteeringutes selles vaates, et mis ei ole otseselt surmav moon või midagi sellist, siis seda kõike on ka vaja. Ehk et ma arvangi, et me tasub nagu arvestada nende mängureeglitega, mis meil enam-vähem ees on, maksimaalselt sinna oma sisendit anda, aga ka aru saada, et kus need nii-öelda piirid lähevad, sest rahast jääb igal juhul puudu.
siis et me ei katta selle 1 miljardiga oma kõiki vajadusi ära, et meil on vaja 2 miljardit aastas panna, et siin me räägime ikkagi mõnesajast miljonist, mis tuleb targalt kasutada, aga lõpuks jääb sellest ühtekuuluvusfondi vahenditest lihtsalt meil puudu ja seda enam, et meil on ka teistes valdkondades vaja arengut ja tegelikult 2023. aastal, kui me valitsuse tasemel aktiivsemalt Euroopa Liidu vahendid valitsuse päevakorda tõime ja regulaarselt neid üle vaatasime, nii nagu ma ütlesin ka siin komisjonis, siis tegelikult oli juba sisend tookord see, et palun riigiraha vahendeid on meil vähem, sest et suur osa läheb kaitsesse ja on kokkuhoiupoliitika, aga et kasutage rohkem Euroopa Liidu vahendid ja aktiivsemalt, ehk et me ei saa ka teistest valdkondadest lõputult raha välja võtta, ma mis öelnud, palun kasutage rohkem Euroopa raha, maksutõusudest raha läks kaitsesse, kokkuhoiu raha läheb kaitsesse, et me peame siin ka seda nii-öelda tasakaalu riigis suutma hoida. Kuldsed sõnad. See oli, et ma olen täiesti nõus, et märksõna on ökosüsteemidele, riikidele, perekonnale on tegelikult tasakaal, üldiselt inimsuhetele, eks ole, et see on väga tähtis. Ja kui me vaatame praegu ka vajadust, kus on meil siin sõjaline nõuanne on tekitanud vajaduse, me võime kõnelda 4 aasta plaanis kusagil 2 miljard pluss 2,5 miljardi euro jagu täiendavat rahastamisvajadust, aga raske on mul praegu seda väliste avalike informatsiooniga opereerida, kui öeldakse minimaalselt 5% SKP-st, see võib olla ka mingil aastal suurem, eks ole, on viidatud, see on suurusjärgus. Siis tõepoolest selles loogikas kõneleda, siis ma arvan, et ja seda te annate meile lähiajal informatsiooni, mul oleks hea meel, et selle kohta palju siis on keskvalitsuse sisesed nii-öelda käskirjalised otsused. Ma hindan seda pigem 0,5 miljardi kanti, aga me ei hakka siin spekuleerima selle peale, et seda näebki, eks ole, töös. See tähendab, et 1 miljard eurot on meil järgi, 0,5 miljardi kanti on tõenäoliselt võimalik ka nende kohustustega revideerida, kui need on avaliku sektori maksed, valitsussektori siseste nii-öelda kohustuste võtmise loogikas kantud. Ja muidugi tuleb siin kõne alla ETS-süsteem, see on tegelikult siis järgmiseks 4 aastaks riigieelarve strateegias 25–28, kui ma eksi, on see 800 miljonit eurot pluss on siis emissioonikaubanduse tuluks, mis on loomulikult ujuv, eks ole, võib-olla, aga selle suvise prognoosi järgi on emissioonikaubanduse tuluks on planeeritud suurusjärgus 800 miljonit eurot ja me näeme, tuleb juba üle 2 miljardi euro seda rahalist vahendit. Tõsi küll, see peaks olema ka valitsuse positsioon, mida me reedel väga põhjalikult arutasime, kas emissioonikaubanduse tulusid saab kasutada ka kaitseinvesteeringuteks või ei saa seda mitte. Et selles mõttes ma arvan, see lähtekoht, et ma arvan, et siin oleks küll põhjust küsida, kas me ei peaks revideerima ka, see oli vist härra Võrklaeva koostatud, oli 27. mai 2024 kinnitatud ühtekuuluvusfondide järgmise perspektiivi dokumenti, mille punkt 212 ütleb, et me ei pea võimalikuks kaitsevalmidust rahastada olemasolevate valdkondade rahastuse olulise vähendamise arvelt. See tähendab, me oleme ise võtnud selle loogika enda läbirääkimispositsiooniks kinnitanud järgmisse ühtekuuluvusfondide loogikas, et kaitseraha ei tohiks olemasolevate fondide arvelt tulla ja sellega ka meie praegune taotlus alusaadavalt läheb teatud määral konkreetses praktikas läheks vastuollu. Ja on väga oluline, et me valitsus peaks ka, ja see oli etteheide eelmise aasta maikuus kinnitatud positsioonidele, kontekst, ütleme, paradigmaatiline võimekuse hoiakud ongi muud, absoluutselt oli teine. Ma olen kaugel sellest, et nii-öelda seda kuidagi eraldi võetuna ette heita. Aga see tähendab, et me peame ka kontekstualiseerima esiteks oma raampositsiooni, mis puudutab struktuurvahendid ja ühtekuuluvuspoliitika vahendeid, põhimõtteliselt tuleb seda revideerida ja teiseks sellest põhimõtteliselt revideerist johtuvalt tuleb ka kujundada strateegiline lähtepositsioon, mis puudutab neid võimalust seda olemasolevaid struktuurvahendeid ümber tõsta. Täna me näeme, et olemasolevate struktuurvahendite ümbertõstmine, kui sellel ei oleks interpreteeringulisi, alislepingulisi ja muid, kui neid piirajad on võimalik läbi dialoogi ületada, siis see tegelikult oleks suurusjärgus selle rahaga, mida me kõneleme praegu on täiendav kaitseraha vajadus. See on kas võimalik või see ei ole võimalik, eks ole. Ja loomulikult on igal asjal on oma edu tõenäosus, mis võib olla väiksem, aga küsimus on, mis on ontoloogiline meie enda positsioon, mis on meie suur kavatsus. Nii et kas on veel küsimusi?
Jah, proua Tooming, kas soovib tähendada või tähelepanekud? Ja kui tohib, siis ma kommenteeriks natuke neid raamseisukohti, millele siin viide oli, mis pärinevad eelmise aasta maikuust. Seal me tõesti ütleme, et ühtekuuluvuspoliitika fondide maht ei tohiks järsult kukkuda, aga seal kõrval ütleme me ka seda, et senisest suurem rahastus peaks siis olema suunatud kaitsevalmidusse ja selleks me oleme valmis suurendama ka Euroopa Liidu sissemakset. Ehk neid tuleks vaadata nagu kogumina, et me oleme kogu aeg rääkinud sellest, et kaitsevalmiduse investeeringuteks tuleb Euroopa Liidu eelarves rohkem vahendeid ette näha ja me oleme valmis ka sinna rohkem panema. Aga mis puudutab seda ümbersuunamise võimalust, et siis veel nii-öelda ootuste juhtimiseks, et jah, miljard on meil täna kasutusse võtmata. Sellest 642 on see, millest tõenäoliselt hakatakse nüüd järgnevatel kuudel rääkima. Ja sellest 642 tänaste reeglite juures suurusjärk 300 miljonit on see, mida saaks siis hakata nii-öelda sisustama siin siseriiklikult. Ja loomulikult me võitleme nagu täiendavate paindlikuste eest, mis võiks sinna raami veel tekkida, mis annaksid meile suuremad võimalused ka muudes valdkondades. Ja üks teema, mida ma tahaksin rõhutada ka, kus me oleme väga aktiivsed olnud siin Läti, Leedu ja Poola kolleegidega, on siis meie geograafiline asukoht ja sellest tulenevad siis negatiivsed mõjud. Ja sel teemal oleme me saanud ka Euroopa Komisjoni volinikuga väga nii-öelda ühele lainele, ehk ta siis nendes ettepanekutes, mis järgmine nädal tulevad, loodetavasti hõlmab ka need meie seisukohad, mis puudutavad siis seda, et Eestis, Lätis, Leedus, Poolas võiks olla Euroopa Liidu toetusmäär kõrgem, ehk siis 100%, mis tähendab seda, et see vabastaks meil riikliku kaasfinantseeringu summad ja me saaksime neid kasutada kaitseinvesteeringuteks. Samamoodi küsime me siis seda, et kui Euroopa üleselt jääb ühtekuuluvuspoliitika fondide raha kasutamata, siis ka selle võiks suunata siia nii-öelda Euroopa Liidu idapiirile. Ja volinik on vägagi nende ettepanekute taga. Näeme, kas ülejäänud kolledž ka toetab neid, aga igal juhul me ka seda trummi taame jätkuvalt edasi, et me tegeleme tegelikult Euroopa Liidu nii-öelda piiri kaitsmisega siin ja meil on selleks vaja ka rohkem vahendeid nii nüüd kui ka järgneval rahastamisperioodil. Mart Võrklaev, jah? Jah, ma tahtsin ka öelda, et selle dokumendi mõte ikkagi sel hetkel, kui me saatsime, oli see, et võimalikult palju raha ära tuua nii ühtekuuluvuspoliitikasse kui ka kaitsesse ja miks oluline on, et me ei vaata siin ainult Eestit, et et okei, et näed ühtekuuluvuspoliitikat, tuleb selline summa, vajame sellest enamus kaitsesse, meie areng tegelikult kannatab. Meie huvi on see, et me ise saaks seda teha, aga üle Euroopa ka teised riigid teeks, ehk et meil on ühtekuuluvuspoliitika ja meil on selle kõrval veel kaitsetemaatika. Nüüd me oleme näinud, mis see poliitiline reaalsus on. See on positiivne, et on hakatud arutama laiemalt, et jooksva perioodi vahendeid saaks kasutada, aga ma arvan, uuel perioodil me peame jätkuvalt vaatama seda, et oleks nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka see, et me näeme, et kaitses on meil probleeme, järelikult tuleb sinna raha juurde panna. Väike Eesti on siin väike tegija, aga et suured riigid paneks rohkem sisse, siis saame ka rohkem tagasi. Ja härra esimees leidis väga õigesti sest dokumendist viimase punkti, mis on selles mõttes väga jälle Eesti ja regiooni huvides. Triin rääkis, et ikkagi meie kui piiririik, meie majandus saab siin rohkem pihta, sest Venemaa naabrust ja agressioonist, ehk et meile tuleks täiendavaid vahendeid ehk leevendada ka lisaks suurtele kaitsekuludele kogu seda negatiivset mõju majandusele, piiritaristule ja nii edasi, ehk et ma arvan, meil on väga head positsioonid ja ma saan aru, et aktiivselt osaleme läbirääkimistes. Nii, siis on lootus tõesti, et valitsus kujundab positsiooni rearm seisukohalt valitsus, aga mu küsimus on selles, et see tegelikult, ma ei tea, kas see puudutab teie läbirääkimisi, ilmselt mitte, ta on kaude seotud, et kas teie teada olevat valitsus on ka kinnitanud nüüd detailse positsiooni, mis puudutab siis teatud osa
siis kaitsekulude väljatõstmist Maastrichti või Euroopa rahajuhtimise määruse või majandusjuhtimise määruse reeglistikust. Et kas selle kohta on valitsus ka konkreetsema positsiooni kujundanud välja, kuna selles samas kinnitatud kommunikees oli see, komisjoni üleskutse oli 1,5%, aga seda võib sisustada vägagi erinevate tingimustega nii ajalises ulatuses kui ka selle koha pealt, et kas seda arvestatakse ükskõik millises loogikas, piltlikult öeldes, et kui see, kellel on 1,5% kaitsekuludeks, siis ta võib kõik arvestada sellest siis võlakoormusest maha või kombinatsioon on vägagi erinevad. Et kas see teie teadaolevalt on valitsus selle seisuga kujundanud, ministeerium, millega töö aruteluga saanud või tegelikkuses selles osas ka positsiooni veel ei ole? Siin on samasugune loogika, et tegemist on esialgu algatusega, mille osas siis kujundatakse seisukohad, kui detailid on selgunud ja siis hakatakse neid läbi rääkima, nii et ka need seisukohad on veel kujundamisel valitsuse poolt. Jah, ma ei hakkagi siin ütlema, et mina osalen nendel läbirääkimistel, ma pean tunnistama ka see valitsuse enda seisukohtadeks, kuidas nad seda tööd korraldavad. Need teemad on olnud üleval eelmise aasta sügisest. Ma olen, 6 aega tagasi istusin Euroopa Rahvapartei juhtidega, proua Laianiga, seal olid need küsimused, kuidas seda lahendada, olid väga vitaalselt laual. Kas panna ainult nendele, kes on üle 2% on riigikaitsesse panustavad, top-up lõpmatult, ütleme seda peale, 1,5% või ilma piirita peale, või lahendada autonoomselt, et kes saab 1,5% maha võtta, või üksnes sellele rahale, mis on tegelikult võrreldes eelmise eelarvestrateegiatega riikidele ette nähtud, nii-öelda täiendava rahana, ja seal riikidel on vägagi selged seisukohad, valitsusjuhtidega kõneledes ma nägin on olemas endil, aga võimalik, et siis Eesti valitsuse loogika on siis pigem ettevaatlikum. Ise küsimus, kas alati on voorus. Aga selle informatsiooniga siis ma tänan. Proua Tomingas alati korrektselt, eks ole, professionaalselt andis meile ülevaate ja tõesti palve on, et kui me saaksime siis informatsiooni selle kohta, mis puudutab selle valitsussektori siseste kohustuste kohta, ja jooksvalt tõesti härra Ligi 7. märtsi kiri härra Viitole, ma arvan, et oleks kindlasti inspireeriv komisjoni liikmetele. Ja kolmandaks tegelikkuses siis, et kui valitsus need positsioonid välja kujundab, olgu ta siis rearm algatuse puhul, kui need on välja tulnud, või siis ka võla taseme osas, aga enam-vähem on nad ikka konsolideeritud selle rearmi osas, siis komisjon oleks tänulik selle eest. Aga suur tänu. Aitäh.